tegeleme sellises organisatsioonis nagu MTÜ Sulsara, mille ma ise koos oma paari sõbraga lõin. Just selleks, et tegeleda ka jätkusuutliku arenguga seotud teemadega. Ja siis meie nagu selline meeldis valdkond on energeetika, väikesed taastuvenergialahendused. Ja esimesena olen tegelenud siis väikeste tuulikutega. Lühidalt sellest, kuidas me sinna sattusime, on olemas selline, on erinevaid iseehitamiskoolkondi olemas, aga üks selline, teda võib täiesti pidada puruks, on Hugh Pigot, kes elab Šotimaa loodes asuvatel poolsaarel, kus ajalooliselt sinna ei veetud elektrikaableid ja seal oli nagu eluline vajadus toota ise elektrit. Ja nüüd terve see poolsaar on selliseid iseehitatud tuulikuid täis, aga nüüd siis, kui reaalne võimalus nagu liituda oli, siis nad ütlesid, et meil ei olegi vaja tegelikult enam. Meil nagu süsteem toimib nii hästi. Ja siis matemaatika, füüsika taustaga mees Hugh Pigot 20 aastat on siis ise välja arendanud sellist kontsepti, mis on siis, mille võtab kokku see käsiraamat. Mul on väga mustad, sest need on juba töötubadest läbi käinud. Aga siin on nagu ära kirjeldatud samm-sammult, et kuidas reaalselt selline tuulik ise kokku panna. Ja põhimõtted, millest ta lähtub, on see, et materjalid oleksid võimalikult kättesaadavad, ehituspoest, sa ei pea mingid spetstellimusi väga palju tegema, teatud tellimusi pead tegema. Materjalid oleksid soodsad ja töövõtted oleksid kõigile hoomatavad. Nad ei ole kerged, aga kõik suudavad need suhteliselt lihtsa vaevaga ära õppida. Et meil on töötubades käinud inimesed, kes ei ole kunagi ennem keevitanud, siis nad saavad seda seal teha, metalli lõiganud, nii edasi. Et need on nagu need põhised töövõtted, mida on vaja kasutada. Ja need on hoitud suhteliselt lihtsad. Ja neljas aspekt, millele ta on kindlasti tähelepanu pööranud, on, et see masin oleks ka efektiivne. Et ta on tõesti selle väga nagu detailselt läbi töötanud. Et selle tolerantsi piires, mis siis iseehitamine võimaldab, on ta väga efektiivne aparaat. Kahus, mis see tolerants on, et võib-olla kõik ei ole siin mingid spetsialistid. Jah, mis asja? Mis see tolerants? Tolerants, ühesõnaga, kui sa mingit puitdetaili, metalldetaili valmistad või kokku paned, siis alati tekib mingisugune viga. Ja see viga ongi see tolerants, et kui seesama tuulik ehitada masinate peal töökodades, siis saab palju parema tolerantsi, palju väiksema pea. Aga kui ta teha ise, siis tuleb väike viga sisse ja see disain võimaldab selliseid väikeseid vigasid teha. Et seda siis just, et ka ise ehitades hea seade kokku saada. Ma panen nüüd ringlema, et te võite neid vaadata seda detailsusastet, et kuidas neid kirjeldatakse. Mul on üks küsimus alguses. Kas keegi kunagi on ehitanud ka sellise tuuliku, mis oleks mitme funktsiooniga? Et ta võiks olla ka, nagu vanasti veskid ehitati jahvatamiseks. Ja kui parasjagu keegi jahvata, siis seesama veski võiks toota elektrit. Ma ütlen jah, selle peale, et võib-olla keegi on seda teinud, aga see ei ole küllaltki mõttekas. Et see sama tuulik panna nii madalatel pööretel toimima, sest veski, ta töötab jõu peale madalatel pööretel ja see, kui sa tahad elektrit toota, siis on efektiivne saada talle ikkagi korralik kiirus taha, et see on kuskil 130 pööret minutis, ehk siis 2 pööret sekundis täpselt tuulik, seal on ta optimaalne. Jõudu ei saa samamoodi rakendada. Suure jõu jaoks peavad labad ühesõnaga. Selleks, et see optimum saada suure jõu juures on labade dimensioonid teistsugused. Et sellepärast on juba see tiivik ise ja generaator seal taga peavad olema natuke teistsugused. Nad on teise asja jaoks tehtud. Et neid saab ühildada, aga siis ei ole sukkega saavad. Ta ei saa kumbagi. Rannavarvas kalamehe kummikuna. Kallis oli. Aga mis me seni teinud oleme, et me käisime seal kursusel Skorgis. See oli selline 5 päeva, ehitasime otsast lõpuni selle tuuliku läbi ja sattusime
vaimustusse sellest teemast ja tahtsime seda Eestis ka tutvustada inimestele ja tundub, et Eesti inimesele, isenokitsejale läheb see teema väga peale. Et meil on 2 kursust oleme nüüd teinud, üks oli eelmine aasta Vana-Vigalas, see aasta tegime Moostes. Ja huvilisi on aina rohkem ja vaikselt hakkab ka neid kerkima, kuigi mõned väga üksikud on senini jõudnud sellisesse faasi, et reaalselt need ka kuskil püsti on ja toimivad. Üks mees on Linnamäel Haapsalu lähedal, kes on siis 2-3 aastat juba sellega ka reaalselt elektrit tootnud, võrku esialgu andnud, veel ta raha ei ole vastu saanud. Ta lihtsalt annab ülejäägi võrku, sest tal ei ole sellega midagi endal muud teha. Aga siis, kui tal on tarbimine tagasi, siis ta tarbib otsa seal. Ja nii et huvi selle vastu on päris suur. Aga teemad, mida selle tunni või praegu pool tundi väga palju ei jõua sellega rääkida, aga mis on sellised põhilised müüdid, ma tahaksin küll murda. Üks oleks see, mida Ardo ka mainis oma ettekandes, et vertikaalse teljega tuulikud majade katustele. Et minu kogemus ja uurimused ja kõik näitab, et tegelikult see on ikkagi müügitrikk, et majade katusega seotud tuulikutesse tuleb suhtuda väga-väga suure skepsisega, sest tuul on väga ebastabiilne selliste kõrgete objektide läheduses. Ta on väga turbulentne ja sul ei ole võimalik sealt ikkagi sellist reaalselt elektrienergiat, kuidas ma ütlen, kasumlikult või efektiivselt toota. Et tuuliku, kohe ma näitan ühte head joonist ka, mis näitab, et kus see tuuliku põhiline asukoht võiks olla ja mis tingimused peavad olema täidetud. Et sellise promo mõttes ühelt poolt on hea tuulikut katusele panna, aga teiselt poolt mina leian, et see annab täitsa vale sõnumi edasi, et kui ta on seal üleval ja ta ei tööta kunagi. TTÜ muuseas testib ka seda praegu, et nende tulemused minu mõelest ka ei ole väga positiivsed. Et kui ta kunagi ei tööta, et siis ta saadab pigem vale sõnumi. Aga asukohani ma jõuan kiirelt siis, et mis see väiketuuliku erinevad võimalused on. Et sul on hajaenergia tootmine, kas siis päiketuul või biomassist kas või. Siis milliseid komponente on veel vaja, et üks asi on see tuuliku generaator, mida me oleme aidanud ise ehitada. Ja see tiidik tuleb sinna samuti juurde, aga siis see tuleb mingisuguse masti otsa panna. Et mis ma tahan öelda on see, et kui see generaator on valmis, siis see on alles esimene samm. Sinna juurde tuleb luua süsteem ja see võtab aega ja finantsi ja entusiasmi, aga kui ka sellest läbi pureda, siis tegelikult see on võimalik. Et sinna juurde tuleb mast leida, mis on sobiva pikkusega. Kui on tõesti väga hea krunt mere ääres, siis 10 meetrist võib-olla piisab, aga üldjuhul selliseid krunte nii palju ei ole, et pigem tasuks mõelda 15-20, võib-olla isegi 25 meetrit sellise väikse tuuliku puhul. Ja siis tuleb mõelda ja leiutada variante, et kuidas seda võimalikult soodsalt teha. Et see kogu seda maksumust, seda võitu, mis selle ise ehitamisega saadakse, ära ei sööks. See vahelduv vool, tuulest sõltuv vahelduv vool saadetakse, siin on ta näidatud kontrollerisse põhimõtteliselt. Et kontroller on see, mis ütleb, et mis sellest energiast saab. Kui sul on akud siin taga ja akusid on vaja laadida, siis kontroller ütleb, nii saadame need kulonid, need elektrienergia ühikud patareidesse. Kui akud hakkavad täis saama, siis kontroller ütleb, sinna enam ei saa saata, muidu need lähevad katki või ühesõnaga siin on lõpp, see on niimoodi programmeeritud. Sellel hetkel, kui on võrguühendus, võib näiteks hakata võrku saatma. Või siis, kui sul on mingisugune muu tarbimine seal taga, näiteks hakkad soojaveeboileris, hakkad soojavett tootma. Kas ma tohin eriteedingu korras
suunda muuta, kui on võimalik. Mina tahan saada vabaks Eesti Energiast. Kas on reaalne? Ei, aga võtta seda. On ju vaba. Nii. Ja millised võimalused mul siis on ellu jääda, kui ma olen vaba Eesti Energiast? Aga mida sa et tuule ajal ma saan mingisuguse võimluse. Seda te oskad öelda, milleks või missugust tüüpi masti puhul ja nii edasi. Nii, aga nüüd edasi on, siis kui tuult ei ole, tähendab, kuidas akumuleerida seda, millised võimalused on akude võimlused. Kui kaua ma vastu pean nende akudega ilma tuuleta? Kaua sul seda tuulet? Nii et ma võtan küsimuse vastu, aga ma enda suunda ei muuda hetkel, et mu teema on ikkagi ehitatud üles tuulegeneraatorite ise ehitamisele. Et ma põgusalt mainisin seda süsteemi, mis on võimalik, et me võime sellest pärast rääkida, aga pigem ma räägiksin ikkagi edasi tuulegeneraatorite ise ehitamisest. Ja ühesõnaga on kaks võimalust, sa võid teha on-grid süsteemi ehk võrguga ühendatud või off-grid. Off-grid süsteemi sa pead ühendama mingisuguse salvestusvõimalusega või sa võid näiteks panna üles üks asi, mis meid väga huvitab, on puidul põhinev koostootmisväike jaam, 10 kilovatine, et kui tuult ei ole, pead selle käima ja hakkab sulle elektrienergiat tootma. Aga laia kommentaarina sellele teemale ütlen mina seda, et niimoodi selline ülima autarkia tagaajamine on energeetilises mõttes mõttetu. Sellise autarkia, sellise suletuse tagaajamine. See on energia süü. Ta on ülbitseb lihtsalt. Ühesõnaga, jah, alati me leiame neid vastaseid, aga energeetiliselt rääkides mulle tundub kõige mõistlikum, et kui meil on väike tootjad ja nad kõik toodavad ikkagi võrku. Palju osa, ütleme üle 50% läheb otsetarbimisse, aga see balansseerimine tuleb võrgu tasemel. Et meil ei ole, sest akude tehnoloogia, jah, ta on arenemas ja sinna on nõudlus taha vaja, aga hetkel on ta ikkagi selline keskkonda koormav tegevus, et see neutraliseerib kogu selle säästu ära. Madis, oma küsimus on. Jah. Laste kiikede peale nii kõrgele teoreetiliselt oleks võimalik. Ebamugav on teda seal käidata. Aga kui vajalik, äkki sa näitate ja umbes hoiad? Kõrgust või? Ei, ma mõtlen seda, et äkki me ei ole vaja kinnitada seda, et aega on vähe, räägiti. Aga pane siin sama aia peale. See sama aia peale. Seal saab kas või kinni hoida siis, aga pits kruvide. No, siin on need erinevad tüübid. Savoniuse tuulik, mis näeb täna selline välja ja siis seda nüüd tüüpilist vertikaalse teljega siin ei olegi, aga kõik katsed ja arvutused ikkagi näitavad, et selline tüüpiline horisontaalse teljega tuulik on nendest kolme labaga tuulik on kõige efektiivsem. Et me oleme küll näinud filmides igal pool ka hästi, ütleme, 7-8 labaga tuulikuid Lõuna-Afrikas ja Ameerikas kõrbepiirkondades, aga need on eelkõige selle jaoks, et saada võimalikult suur moment, et vee pumpamiseks ülesse ja selle jaoks on hoopis teine disain, aga selleks, et elektrit toota, on sul vaja ära timmida selle liikumiskiirus, joonkiirus tuulekiiruse suhtes. See on välja arvutatud optimum, see on 7. Ühesõnaga, kui tuul puhub 5 meetrit sekundis, siis selle kiirus peab olema 35 meetrit sekundis. Et sa pead kõik generaatori vastavalt sellele disainima, siis sa saad kõige parema tulemuse. Siin on see sama asi näidatud ka, siin on uue peale. Et selle asi inglise keeles ongi tip speed ratio. Ja siis teoreetiliselt on ütleme, tuul annab mingisuguse energia ühe pindala ühiku kohta. Selleks pindalaks meil on selle labade pindala, mida ta katab, see ring. Ja sellest labade pindalast on selle tuulet võimalik teoreetiliselt, see on välja arvutatav matemaatiliselt, 58% sellest energiast on võimalik kätte saada. See on see ideaalne. Või mis energiast räägitud?
jah, elektri, jah. Aga kuna süsteemis on alati kaod, siis tuleb leppida vähemaga. Ja siin on näha, et need kõrge kiirusega näiteks 3-labalised tuulikud, et need ongi seal kuskil 50% juures, et siis pool sellest tuuleenergiast on võimalik üldse kätte saada. Aga noh, see on lihtsalt taustaks, et see disain, mis nüüd on valminud, noh, võib-olla kõik ei peagi nii palju süüvinud sellesse teooriasse seal taga, aga et see on läbimõeldud kontsept, kus on siis väga järgitud seda, et see masin oleks ka efektiivne. Siin on see paigaldamisgraafikus on tegelikult päris õnnestunud minu meelest, et siin näitab ära, et kus see ideaalis see tuulik võiks olla, et ta võiks olla sellest turbulentsetest tuultest nagu eemal. Et kui tuul puhub siit poolt, siis see maja tekitab selliseid turbulentseid tuuli kuni 20 maja kõrguse kaugusele. Et noh, mis on tegelikult üllatavalt suur maja ja sellesse koridori siis ei tohiks see tuuliku tiigiks sattuda. Et muidu lihtsalt kaotab efektiivsus, asja iva nagu kaob ära kogu see energia, mis me sisse saame, me ei saa seda kätte. Metsaga on sama. Metsaga on sama, iga kõrvalseisev objekt, puud on mingisugune puusalu, siis teine reegel, mida või rusika reegel, mida tasub silmas pidada, on kõrvalseisvatest objektidest 10 meetrit kõrgemale. Ehk et kui on mingisugune puusalu, siis, ja mis on täpselt tuulte suundadel ees, maja puhul oleks sama siis. Jah, noh, kui sa tahad sellest nagu lähemale tuua, siin on, oleneb siin maja kõrgusest, aga põhimõtteliselt ütleme jah, et see on kui maja peale panna, siis peaks olema nüüd sellest kaarest üle, eks ju. Sama. See on see 10 meetrit, mis te ütlesid. Jah. Sama kõrgega maja. Et ja millest siis lõppvõimsus või toodetud energia sõltub, see on valem, võimsuse valem, õhutihedus, noh seda me ei saa muuta, lavade pindala, see sõltub lineaarselt ja tuule kiirus. Ehk õige asukoht on see, mis teeb asja mõttekaks ja vale asukoht on see, mis me võime mängida lihtsalt tuuliku ehitamist. Siin on näidatud seda kuubis graafikut ka, et tuule kiirus on siin ja siis palju ta kilovatte mingisugune, ma ei teagi milline tuulik, aga enam-vähem siis niimoodi on, et siin 4, 5, 6, 6, 7, siis hakkab nagu väga eksponentsiaalselt see graafik tõusma. Siis hakkab see asi ära tasuma ja siis mingi tuule juures on see, kus on oht, et mähised, tuuliku mähised kuumenevad üle ja siis tuulik tuleb välja lülitada. Ma olen mingit kohati vaadanud, et Eesti sisemaal see keskmine tuulekiirus oli vist 2,5–4 meetrit sekundis. Ühesõnaga, et tegelikult see tuulik on nagu sisemaal Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis ja Lõuna-Eestis võtad tööd siis? Oleneb asukohast. Ei no, see on nagu 2,5. On olemas, kohe ma jõuan selleni. Okei. Näed, palun. Seda mõtlesin. Siin on, see on kõik on, siin on see tihedus nende heade potentsiaalsete tuuliku asukohtadele nagu suur ja siin Peipsi ääres on ju Võrtsu ääres. Aga see ei tähenda, et nagu mujal ei saaks, et see sõltub nagu siis tuleb sellest makrotasemest meso ja siis mikrotasemele vaadata, et mis see reaalne asukoht on, kas on tuulel mingisugune koridor, kus ta saab nagu tõusta. Kui on selline mõte, et siin võiks olla tuulik, esimene asi tuleb tuulemõõtja, anemomeeter üles panna.
et selle paigaldamine on. Kuidas? Suured põllumassiivid on ka hea. Muidugi Eestis ei ole tohutult suuri, aga on ikkagi. Jah, et kui ta on avatud õigetele tuulesuundadele, meil on tavaliselt lääne tuuled. No edela lääne tuuled, jah, et nendele avatud siis ja piisavalt sellele lõpptarbijale lähedal, ehk siis majapidamisele lähedal, siis see nagu võiks olla sobilik asukoht. Aga noh, ütleme, et neid tuulekiirus kindlasti sõltub väga palju kõrgusest. Et mida kõrgemale sa lähed, seda tugevamaks ta läheb ja samamoodi on võimalik ka siis ütleme siin piirkondades ronida kõrgemale mastiga. Meil on kursuselt läbi käinud väga palju Lõuna-Eesti mehi ja Lõuna-Eesti naisi ei ole käinud. Aga naisi muidu on ka käinud. Ja mõned on nagu juba püsti jäänud oma tuulikud, et veel nagu neid andmeid ei ole meil ette näidata, aga noh, nad toimetavad, mõõdavad vaikselt ja siis me saame seda kogemust jagada ka, et kus ikkagi on kui mõistlik täpselt. Siin on see Haapsalu kandis Linnamäel, see tuulik. Ta on leidnud kuskilt leidis sellise kassettmasti, sai suht vanaraua hinnaga ja siis sai endale väga odavalt põhimõtteliselt kogu elektri süsteemi või ta saab. 5000 krooni oli see Eesti rahas. Mis asi? See tuuliku ehitamine tuli põhimõtteliselt kokku. See teadnud või? Eelmisel aastal Osoonis kuskil oktoobris on lugu. Jah, ühesõnaga need materjalid maksavad kuskil 5000 krooni, mast on eraldi. Mast oli jah tõesti vanaraua hinnaga, aga kogu see mast ja tuulik sinna otsa oli 5000. Siin on tema graafikud, et tal on ka päiksepaneelid ja siin on näha tegelikult, et kuidas on juhtunud, et jah, kui nagu tuult on, siis päikest ei ole vastupidi, on nagu pilvine päev, on justkui tuulisem ja niimoodi nad üksteist kompenseerivad, et see tundub, et tema puhul nagu toimib päris hästi selline kombineeritud süsteem. No kas teil on teada ka, kas ta üldse väljast ka vajab energiat? Jah, kompenseerimised, kui nagu ta ei ole läinud seda teed, et ta ostab endale suure akupanga. Aga on ka selliseid, Peipsi ääres on üks Mikk Suursild, kes on suur akupank, tal on küll ostetud tuulik ja päiksepaneelid, aga ta on täiesti omaette süsteem. Selliseid on mitmeid üle Eesti. Ja siis nüüd see sama käsiraamat. Loodetavasti meie MTÜ-ga me saame nagu seda võimaldada, et see raamat ka eesti keelde tõlkida, et päris paljudel huvilistel on nagu väga suur huvi, aga nad nii täpselt näpuga järge ajad, et see inglise keel keeruline järgida. Milline see MTÜ? MTÜ Samsara. Üks võimalus on nüüd ma läheksin selle tuuliku juurde ja näitaksin, kuidas reaalselt, millised tööd seal on, kuidas see tuulik ise töötab. Aga seda kõike tegelikult mõnes mõttes oleks parem teha seal tuuliku juures. Et ma näitan ja kui ta on nagu püsti, siis me saame kas või mitmekesi seda kinni hoida, et see kiiresti me ei saanud seda alust nii kiiresti paika. Aga ma näitan lihtsalt mõned pildid nendel kursustel. Ja võib-olla need, mida ma seal väljas ei saa nii täpselt rääkida, et siin on nagu üks hea tabel, mis on nendes raamatutes ka põhimõtteliselt olemas. On siis, et ei tasu rääkida, esimene küsimus on, et kui võimas see tuulik on. See ei ole tegelikult oluline, et müügimeestele on see hea oluline, et mul on 5 kilovatist tuulikut müün, aga tegelikult sa ei tarbi neid kilovatte. Ühesõnaga, sa ei tarbi seda tipuvõimsust. Tähtis on see, et kui palju sa kilovatt-tunde toodab sulle mingisuguse aja jooksul. Ja siin on olenevalt siis tuule kiirusest palju konkreetselt tuulikud ühe kuu jooksul elektrienergiat toodavad. Ja siis Hugh Pigot on oma käsiraamatus väga mõnusalt tekitanud 6 erinevat varianti. Olenevalt mis suurust sa soovid, et vastavalt sellele sa võid valida sealt kõik need dimensioonid, mõõtmed ja siis vastavalt sellele ehitada, kokku panna, osta komponendid ja siis kokku panna. Et siin on
siin on näha, et noh, me oleme kursustel ehitanud tavaliselt neid tuulikuid, aga nüüd Moostes ehitasime ühe selle 3,6 meetrise, et see oli juba tegelikult päris võimas ettevõtmine. Aga samas, kui vaadata nüüd, et leiame sellise hea asukohaga koha, suhteliselt kõrge mast, ütleme saavutame 4,5–5 meetrit sekundis, siis meil on sellega juba võimalik välja võtta 200 kilovatt-tundi kuus, mis on, noh, kellel on peas need numbrid, palju tarbimine on, kas siis majapidamises, et noh, sellega saab kõik külmkaplid ja arvutid ja telekad ja mis iganes vidinad vaja on, et sellega saab nagu ära katta. Ilmselt, noh, mingit tööstust sellena ja püsti otseselt ei pane, aga oma tarbe saab nagu energiasäästlikul moel ära katta. Ja üks asi, kui me hiljem unustame, aga noh, miks meie nagu seda teeme või mis see minu point on see, et noh, energiasäästu lihtsalt kuivalt niimoodi rääkida on nagu noh, tundub nagu niimoodi ahistav, et nüüd hakake säästma hullult. See on nagu selline kasinusmeetmed nagu minu meelest ei toimi. Et pigem noh, meie kogemus on see, et kõik, kes sinna kursusele tulevad, nad hakkavad mõtlema kohe, et kurat, et nii palju see on kätte on ja et kuidas ma selle tarbimise siis alla viin, et noh, need otsaga kokku tuleks. Et see toimib minu meelest, et kui sa nagu näed, et ma jah, suudan sellise tehnoloogiaga oma kohalikest ressurssidest nii palju energiat toota, siis järelikult ma nii palju tarbida võin ka. Et jah, või teistpidi vaadatuna, et noh, kui sa oled kose all, siis sa ei pea duši all käies vett säästma. Et noh, sellel sa võid teda laristada. Aga noh, siis sa reaalselt, kui sa oled selle tuuliku ise ehitanud, siis sa näed, et millise vaevaga tegelikult need koloonid koju jõuavad. Siin läheb võib-olla natuke detailseks, et noh, siin on erinevad pinge, võid valida olenevalt sellest, et kui kaugel ta sul on tarbimise asukohast, kas 12, 24 või 48 volti. Siis noh, siin on väga täpselt jah, et kuidas, millise tihedusega, millisest kraadist need mähised mähkida, et siis saavutada see pinge. Ja ma lihtsalt, siin on võib-olla need pildid, et ma näitaksin ära, et mis need põhilised tööprotsessid on, et siis reaalselt see tuulik valmis ehitada. Esimene on lavade valmistamine. Siin on näidatud küll mootorsaega, aga tegelikult saab kogu selle lava saab valmis ehitada ka ilma elektrilise tööriistu. Kasutamata elektrilistega on kindlasti kiirem, aga on ka oht, et võib nagu mingi vea teha ja siis peab otsast peale alustada. Et esimese lava, kui keegi hakkab ehitama, ma soovitan kindlasti teha käsitsi. Et siis on aega vaadata, mõõta, 7 korda mõõta. Ja noh, raamatu järgi seal on kõik joonised peal, aga noh, ütleme üksi pusima hakata selle järgi võib natuke kaua aega võtta, et sellepärast on nagu sellistel kursustel käimine nagu noh, kas seal Šotimaal või kui meie veel korraldame, et see annab nagu väga hea ettekujutus, et millele tähelepanu pöörata, kus saab kiiremini, kus tuleb nagu jah, rohkem aega veeta. Et siin on ja siis on kasutame selliseid tööriistu nagu see puukoorimisliimeister. Et sellega tõmmata neid laaste ja siis lõpp läheb höövli ja viimane lõpp läheb liblikhöövliga väikse. Ja siis noh, võib lõpu teha liivapaberiga üle või hästi peene höövlid ära. Ja siin on noh, laba paksus, alustame siis sellisest jämedast toorikust 150 korda 50 toorikust, mis on siis vastavalt see laba pikkus. Lava pikkused olid seal varieerusid 1 kuni 2,1 meetrini võivad olla. Me oleme teinud männist, kuivatatud männi. Et nüüd võiks küsimus selles, et kuivatatud, et paned välistingimustesse, et hakkab mängima. Aga reaalsus on see, et kui sa panete masti otsa ja ta hakkab ikkagi tööle, siis ta kogu aeg kuivatab ennast. Et pigem valida kuivatatud puit, mida on kergem töödelda ja siis ta peaks nagu hoidma kuju. Aga jällegi, me oleme ehitanud neid, aga reaalselt kahjuks siiamaani sellist pikaajalist
käitamiskogemust meil ei ole. Muidu kuivapamisel on ka mitu meetodit, et üks on see, kus lastakse auruga läbi, kogu aeg suletatakse ära, et ei lõrge enam niiskust sisse. Jah. Kas pärast ka töödeldakse näiteks õliga või millega? Jah, me lasime ühed labad üle selle linaõliga, aga on igast erinevaid variante, võib täiesti töötab mõne naturaalsema viisiga, et mis nagu kuskil töötab. Seal, ja teine asi on siis selle metallosade värvimine, et see hakkab korrodeeruma kohe. Ja Eestis oleme selles suhtes õnnelikud, et meil vesi nagu nii väga soolane ei ole, et ta ei hakka kohe nii retsilt söövitama kui näiteks seal Šotimaal, et neil on nagu see esimene põhjus, miks need generaatorid tuleb välja vahetada või miks nende aeg otsa saab. Et on eelkõige just see, et see metallkettad, mis seal on, et need hakkavad korrodeeruma. Aga selle vastu annab ka selles suhtes võidelda, et ütleme üle 2-3 aasta nad alla võtta ja ilusti üle värvida, nagu ikka asjade eest ootan. Puidu osas oksavaba. Puidu osas on palju kriteeriumid. Oksavaba, ta on radiaalse joonega ja et sul ei oleks sütt, ei jääks sisse, puidusüsi ei jääks sisse. Et need on nagu põhiliselt see. Siin on paksused peale märgitud, siis siin saab peitliga veel võtta nagu sellised suuremad laastakad ära ja siis ööbliga. Ja siis lõpp tuleb silma järgi viimistleda siis, et ristlõige jääks selline lennuki tiiva või pooliku pilga kuju, mis on aerodünaamiliselt kõige sobivam. Puitlabu elu. Kuidas? Mis see puitlabu elu iga oli muidu? Sõltub, et kui hea nagu selle materjali sa leiad. Aga need, mis seal tal ringi olid käinud, need olid kindlasti üle 5 aasta. Ma ei oska nagu seda maksimumi praegu öelda. Et jällegi meil endal nagu selline pikaajaline kogemus puudub, et kuidas nagu männiga reaalselt siin oleks. Aga me olemegi nagu mõnes mõttes selle tee alguses, et kui me suudame kamba peale siin 20 tuulikut mingi aja peale püsti panna ja foorumites oma kogemusi jagada, et siis me leiamegi Eesti jaoks siin selle, mis on nagu kõige õigem ja kõige pikaajalisemalt töötab. Kas see tuuliku puitus ja raskem puit või kergem või kaaluva osas on mingi? Nad võiksid olla ühes kaalus, ühe tihedusega. Ma mõtlen, et nad raskem tiivital on suurem mets võib-olla või jah, seda me otseselt nagu ei olegi vaadanud. Kui kava lehtpuitu kasutused on suurem mets. No muidu lehis on kõige nagu jah. Või seeder, aga seedrit meil nagu ei ole. Jah, seedrist näiteks, lehis oleks ka üks reaalne. Ja ta ei pruugi ainult puidust olla, et Tarmo Kadakale on näiteks klaasplastist on need valatud põhimõtteliselt. Jah, seda võib samamoodi teha. Jah, kuidas kellelegi sobib, et klaasplastiga on kindlasti rohkem tööd ja see on selline kindlasti ebameeldivam töö. Kui olete ühe korra ise puidust ühe laba valmis voolinud, siis saate aru, miks see on selline väga minu mõelest mediteeriv töö, kuidas neid puulaastakaid seal vaikselt timmida ja väga mõnus töö. Ja siis nüüd on see tiivik, et need 3 laba pannakse siis kokku 2 veekindla vineeri vahele ja mõõdetakse ära, balansseeritakse ära, et kõik need 3 vahed siis oleksid täpselt võrdsed, et oleks ikka ideaalne kolmnurk. Ja siis on nagu tiivik on valmis. Kuidas kellaaeg on? Muidu ma ei taha. Pool 3 saab. Pool 3. 3 hakkab. Ahah, no ma võtan veel üks 10 minutit siin ja siis saame välja minna. Siis on mähiste kerimine, on emailitud vasktraat, läheb sellise rakise peale ja neid olenevalt generaatorist siis kas 9 või 12 tükki lastakse niimoodi peale. Sellised nad näevad välja ja pannakse vormi peale, mis on eelnevalt ette valmistatud.
teatud sagedusega, noh, ring on jaotatud kas siis 9 või 11 ja asetatakse täpselt õigele kohale vormi peale ja vormi valatakse, tähendab joodetakse nad kokku. Ma hetkel ei hakka rääkima, et noh, tegu on 3-faasilise generaatoriga, see tähendab, et iga kolmas ühendatakse üksteisega ja otsad pannakse, joodetakse kokku ja teised otsad tuuakse välja, see on tähtühendus. Ja kui jootmistööd on valmis, siin on see ühendus näha, siis see valamine tuleb hiljem. Aga põhimõtteliselt nii staator, mis on siis need mähised, kui ka rootor, mis on püsimagnetid, need nagu valatakse vaigu sisse, polüester või vinüülester vaigu sisse, et muuta nad ilmastikukindlaks ja paremini soojust eemale juhtida. Siin on siis eelnevalt välja lõigatud metallkettad, mille peale asetatakse siis püsimagnetid. See on nüüd ainuke komponent, mida siit lähipiirkonnast on raske leida ja see tuleb kahjuks tellida. Selle asukoha maaks on Hiina, neil on peaaegu monopol neodüümiumile, nad võivad ise seda hinna kehtestada ja hiljuti kehtestasidki 2 korda kallima hinna, et noh, see nagu paneb kogu selle tuuliku iseehitamise eelarvele ka jälle, ütleme 100 eurot juurde. Et see on kindlasti kõige kallim komponent, see on neodüümiummagnet, mis on umbes selliste 1,5 sentimeetrit paks ja sellise suurusega, läheb sellistesse kiludesse siia ja ta tõmbevõimsus on 50 kilogrammi. Ühesõnaga, et kui ohtudest rääkida kogu selle tuuliku iseehitamise juures, siis keevitamine lõiketööd on üks asi, millega ka sellised kogenumid ise nokitsejad võib-olla ei oska arvestada, on see magnetid ja reaalne tõmbetugevus. Üks nagu selline väga intelligentne süsteem, mida ma tahtsin siin tutvustada, on ta tormikaitsesüsteem. Nüüd on näha see 20 kraadi, et ta ei ole ideaalne risti. Et ideaalis ta oleks risti, natuke kaotab efektiivsust, kuna ta on see 20 kraadi. Aga sellel hetkel, kui tuul läheb väga kõvaks, siis sinna sabale tuleb sabavineer veel peale. Ja see hakkab nagu mängima. Et see saba tahab täpselt tuule suunda minna ja kui ta seda teeb, seda 20 kraadi optimeerib, siis see keerab niimoodi. Väga suure tuule korral on see tuulik põhimõtteliselt niimoodi, siin vahepeal. Ja see tagab selle, et rootori kettad liiga kiiresti ringi ei käi ja neid mähiseid läbi ei kõrveta. See on suhteliselt lahe süsteem. Siin on näha, ma olen seda välja laenanud ja siis see on õues seisnud, et ta on natukene krahvliga täis. Jah, et me ei ole teda nagu töödelnud ära ja ta on natukene krahvli täis. Et iseenesest ta peaks nagu väga hästi ringi teise puhul. Siin saab nagu paremini neid. Ja siis, põhimõtteliselt siin on elekter. Sageli saab üles. Katsu keeli. Keele vastu? Jaa, keele. Jah, et kui sa paned need otsad kokku ehk magnetiseerid selle, siis proovi ringi ajada. Nüüd ei jaksa. Näed, kui ma võtan 2, siis on juba kergem. 2-ga ja ilma. Väga hea. See tähendab, et sul on lõputu takistus siin taga või sul on väga suur tarbimine, et siis selle jaoks ongi üks vidin, mis mul on, saan näidata, kontroller. Tegelikult võib-olla ongi kõige parem, et muidu oleks 4-5 päeva koolitust, aga ma näitan lihtsalt neid asju, millega me tegeleme, et siis saab nagu ettekujutuse. Ja labasid näitan ka kohe. Siin on üks suurema tuuliku rattarumm, Mercedes Sprinter, 5 poldiga, tähtis on diameeter, see diameeter, mida need poldid asuvad, see on 140 selle, et ta võiks olla suhteliselt suur. Väiksematel on, sellel on mingi 110. Ja neid saab pakiauto lammutuskodadest mingi paarikümne euroga. Et selle peale saab tuuliku ehitada väga hästi. Selle võib seest ära puhastada ja siis
kasutada. Siin on need niimeistrid, millega on põhise puutöö ja siis libiköövel. Siin on näha üks rakis, üks mähis, kus meil sai pooli pealt traat otsa. 10 keerdu ennem lõppu. Nii et see on kasutu. Siis siin on selle väiksema tiivik. Kui meil oleks rohkem aega, siis oleks võinud selle kokku panna. Servamata laua otsad ju sisuliselt. Jah, siin juhtus väike õnnetus nendega. Et see kukkus, siis kui ma seal Nõmmel maja katusele panin seda, siis ta kukkus lahti, kukkus puruks. Aga noh, põhimõte on selline, et Saab natuke suuremast ringi sõita näevad tegelikult ka, et meil on üks midagi sellist. Ja siin on näha ka see labade balansseerimine käib niimoodi, et kui ta on seal tiiviku peal, siis see rattarumm hästi lõdvaks keerata, et ta käib hästi kergelt ringi. Ja siis ükskõik kuhu seda keerad, ta peab jääma sinna, ta ei tohi nagu ära vajuda. Ja siis kui ei jää, siis saab seda timmida, et siin on need plekitükke. Noh, sellega kompenseeribki seda, et puidu tihedus on erinev igal pool. Ja võib-olla ei ole ideaalselt nagu välja lõigatud ka, et siis saab seda kompenseerida. Ei jah, õige, see on 2, midagi. See on 2, midagi. Aga see on nüüd, mis me viimasel kursusel ehitasime. See on nüüd mürakas juba 3,6 meetrit, ehk siis see on 1,8 meetrit. Ja noh, lava puhul jah, et see on selline, noh, võib filigraanselt teha seda tööd ja tõesti ideaalselt kursusel meil nii palju võib-olla aega ei ole seda viimistada ja teha. Et see on, aga noh, see minu meelest on päris hästi välja kukkunud, et siin võib seda vaadata, et see serv hakkab nagu seda tuult lõikama. See on tähtis, et see oleks nagu, noh, kui puitu valida, et see oleks nagu väga hea. Siin ei oleks oksa ja siin oleks nagu, noh, siin väike on, aga... Relakaga oleks võib-olla mugavust. Millega? Relakaga paned üle piiri juba, väike eksimine. No jah, täpselt. Väike käevääratus on sul suur töö läinud. Ja tead, see on, noh, kui sa teed ühe sellise, siis sul on endal lõpuks nii hea meel, kui sa oled sinna isegi selle aja investeerinud, et see on kuidagi nagu väga tasuv töö. Kui sa teed neid tootmiseks, jah, ma saan aru, et siis nagu käsitsi enam ei tee. Aga need 3 laba valmis teha, noh, üks võtab 1 päeva. Et noh, see ei ole nagu midagi nii müstilist. Kas see laba suurus kompenseerib siis mastikõrgus ka või pigem? Kohati küll jah, aga vaata, seal oli see. Pindala on lineaarselt ja tuulekiirus on kuubis. Et see vastavalt sellele võib, jah. Aga võib vaadata jah, et siin on, noh, see labakuju on päris selline eriline, et alguses ei usugi, et ise suudaks sellise asja välja teha, aga siin on kõik mõõdud on peal, et siit otsast vaata. Labamallid on olemas, siis profiililõiked ja... Ja kõik sügavused, profiililõiked, kõik on olemas. Ja siit on näha see otsas... siis ära teha, jah. Kasutad ka mingit sabloone... No otsas on see tilgakuju. Kuidas? Kasutad mingit sabloone ka kumeruse jälgides? Ei. Aga võib jällegi, kui sa teed neid rohkem, siis jah. Aga kui sa teed 3 laba kodus, siis pigem lihtsalt mõõdad välja need ja siis on nagu okei. Mis see arvutist lasta neid profiililõikeid? Muidugi. Autokäedist natuke välja. Jällegi, täpselt sama vastus. Kui sa tahad neid toota ja noh, vähemalt igal kursusel on vähemalt 2 inimest, kes tahavad hullu äriplaani püsti panna selle peale. Aga see kogu point on, et see on open source, see on tasuta vaba varana, see on disaininud selle, et ta muutub sellel hetkel saavad aru, et see äriplaan ei õnnestu, kui tuleb hakata tuulikuid sertifitseerima, et sa neid müüa saad ja need sertifikaatide taotlemised ja tuulekanalitest tuleb neid testida ja see läheb nagu nii kalliks. Ja selle nagu iva ongi see, et iga mees ehitab endale ise selle.
ta ise vastutab selle eest oma krundi peal. Kukub pähe, kukub. Mis see seadusandlus mind piirab, ma ei tea täpselt, et kui kõrget masti ma tohin teha või mis see nagu paigaldamine? Kaitseministeerium on esimene, kes tuleb liiga kõrge masti puhul siin külastama nende radarite pärast. No mis see liiga kõrge on? Ma ei oska niimoodi öelda peast, aga eks ta seal olegi. Eks ta seal olegi jah, et seal see piir ongi. Ja ega seadusandluse poole pealt nende paigaldamine ka ei ole nagu nii paika loksutatud veel, et noh, vallas tuleb ikkagi nagu ennast tõestada ja seda raamatut näidata ja öelda, et see on õige asi ja noh, nii ta tuleb. Samas ei ole keelatud. Noh, keelatud ei ole, aga nad võivad sulle selle keelata. Et see on nagu nende otsustada, et kas nad annavad rajatise loa või rajatise luba. Mis see tähendab palju paberimääraseks? No ikka on, jah. Ma ei ole ise seda läbi teinud. Ma arvan, et see tähendab vallas käia. Vallas käia mõned korrad tuleb näidata, noh, neile tuleb ka näidata reaalselt, et see on nagu nii-öelda toimiv asi, aga siis tulebki seda raamatut näidata neile. Ja nüüd ongi küsimus, et kas nad võtavad seda mõista või noh, mõni ütleb, et ei, mul on ainult nagu seda sirget rida ajab, et siis ei lähe läbi. Hajaasutusel peab küsima teadsi. Ikka peab, rajatise jaoks ikka luba küsima. Ja noh, siis pluss see, et mast ei kuku teiste kruntidele, siuksed asjad ka. Aga selle, ütleme, et pinge valimisel, et seal on nüüd mingi vahe sees ka, et kus maalt muutub ebaefektiivseks, et ta on mul tarbimisest näiteks majast liiga kaugel või see nii... Ja. Sellest sõltub, et kui sul on asukoht on ikkagi piisavalt kaugel, et siis tasub igal juhul 48 võtti nagu panna juba. Mis see suurusjärk on? Palju kaod on või? Ei meetrites, et kus sa ütled, et võiks juba siis... Ma arvan, et ta võiks asuda ikkagi, see kaabli pikkus ei tohiks olla rohkem kui, ma ei tea, mingi 60 meetrit. No võib-olla ka 100 meetrit. Võib-olla ka 100 meetrit, jah. Aga kui sa suudad selle elektrienergia juba muundada seal all kohe ära, mingiks kas inverter 220 või siis nagu võrku sealt otse või et siis on teine asi, et siis ta võib olla üks pikkus kohe. Aga mis sa arvad, näiteks, kas siin sinu kogemusest on mõttekas panna? No tuleks ikka leida see mingi põld ja siukene koht, kus tuul saab koguda ennast, et siis võib see on üks point, et ta jääb jälle kaugele objektidest. Eestimaal on palju kohti, kus on põllud ja kui seal on veel mägi või on see kõrgustiku selline kuppel, kus tuuled nii-öelda kokku surutakse või looduslikult kiirenevalt liiguvad, neid tuleks ära kasutada. Ma olen kuulnud selliseid asju ka, aga need tuleks, ma ütleksin selle peale, et paneme need anemomeetrid püsti sinna ja siis saab teada. See on odav, Aga kui need tuleb ju posti otsa sulle ikkagi panna või? Posti otsa jah, aga see ei pea masti tegema. Post on sellest piisab. Et ta on varras, lipuvarras või ta ei pea mingit raskust. Aga kui akut pannakse sinna sammaste lähedale, siis ei ole ju kaugust probleem või? On, mis voldina see edasi? Oleneb, kas sa teed alalisvoolu võrgu või paned inverteri, siis ei ole jah. Kui on 220 tood posti juurest ära, et siis ei ole küsimust. Mis te veel jõudsite seal Muustes ära teha? Tõesti 4 päeva või? 4 päevast pühapäevani, 3,5 päeva. Aga me tegime Moostes võimsa selle 3 laba ja selle generaatori, mis on ikkagi üle 100 kilo kaalub. Ta on ikka mürakas. Ma ei hakanud seda praegu, see on järelkäru peal mul, et ma ei hakanud kaasa võtma. Et ta oli, ja seal sattusid grupis olema ka sellised keevitajad mehed, et nad tegid raami kallal ikka sellise töö, et tehasest ka ei tule siukest asja. Mõõtsid seal ikka väga-väga täpselt. Et see ongi, et kui endale teha, siis niimoodi nokid seda, et see on siuke mõnus asi, et teed talveõhtut. Kellele läks? Kuidas? Kellele see läks? See on ka samamoodi, et nagu needki 2 tükki, et me ootame sellist head asukohta, et saaks neid testima hakata, mingeid erinevaid võib-olla pinnakatteid proovida labadele. Siin tuleb uued labad teha sellele. Ja siis kuskile üles panna. Nii-öelda ütleme siis õppe eesmärgiks on need kursusel tehtud tuulikud. Aga eelmise aasta kursantidest on meil mingi 4-5 generaatorit valminud nendel kodus, mis on kolmandik juba. Ma arvan päris hästi, et
noh, pärast kursust kõik tahavad, aga siis no ikka vajub ära. Kuidas need pundid kokku saavad? Kuule, tead, siuke naljakas see, et me pole üldse reklaamigi teinud ja nii palju on nagu noh, huvilisi. Ma ei tea see teema, et jah, eestlane nokitseb või ma ei tea, see kuidagi täiega elab, et kõigile meeldib kuskil keldri nurgast nagu midagi teha. Ja siis jah, eriti pull on, kui need kõik siuksed mehed kokku saavad, siis nad lähevad siukese energia tekiksele. Oli inverterit ise näinud, et kas see on siuke raske junn, mida käe otsas ära ei vii või et... See viib küll, inverter on ju igas veoautos on peal 220. Umbes vanasti oli 500 vatti, 500 krooni umbes inverter. Kama kas 12 või 24 teha 220. Nüüd on 2 jubinat siin, aga inverterit ei ole kahjuks. Aga inverter on tõesti, noh, ta on... Autoinverterid on ju ka 12 voldi peal. 12 ja 24. Noh, et teed 24 voldise selle ja saad selle inverteri panna juba, aga see odavad inverterid, mis sa ostad, noh, tahad raha säästa inverteri pealt, siis sa saad, noh, ta toodab jah, vahelduv voolu, aga need, noh, voolud, nurgad on nagu kandilised, et siis seadmed nagu ei pruugi kõik... Enamus tehnikud töötab, bioautojuhtide käest küsige, mis telekad ja arvutid töötavad ja mis ei tööta. Aga siin on siis see komponent kontroller, mis annab tuulikule ta põhimõtteliselt noh, takistuse. Noh, see, et kui palju nagu nende otsade vahele noh, takistus panna, et kui me nüüd paneme selle tuuliku üles ja tuul puhub, ja otsad on lahti, siis ta läheb, noh, ta võib lendu minna. Et reaalselt nagu elektrit hakkab ta tootma siis, kui mingisugune takistus on seal taga. Kas siis akud, noh, aku on takistus põhimõtteliselt. Et akude laadimine nõuab võimsust ja siis nagu ta hakkab tööd tegema ja siis saab nagu elekter hakkab tulema. Ja siin on teine takistus on takisti. 2,9 oomine, 300 vatti soojus. Põhimõtteliselt, noh, jääksoojus. Kui sul on autonoomne energiasüsteem, siis akud on täis, siis kontroller ütleb, aha, akud on täis, siis ma saadan siia. Ja siis ta hakkab seda kütma. Ja neid on sellise tuuliku jaoks on neid 4 tükki vaja, selliseid 300 vatti, siis on 1,2 kilovatti kindel. Saad mingit ruumi kütta või? Jah, no lihtsalt põhiküsimus on see, et ta nagu, noh, et energial oleks kuhugi minna. Ja kui sa seda saad rakendada, seda parem. Et noh, selle võib ka veebaasil teha, et siis hakkad mingid boilerid kütma. Kui maja põranda kütte peal, siis saab sealt edasi mõelda kõike. Kui rohkem on ajada, kui kuulub. Vot. Veel küsimusi? Mis hinnaga on hea inverter? Hea inverter, kui sa tahad võrguga liituda, siis praegult on just läbirääkimised ja isegi need kurjajuured, Elektrilevid ja Eesti Energiat ka tegelevad taastuvenergiaga ikkagi natukene. Ja Elektrilevi on välja andnud ühe väikse nimekirja. Esialgu on ta küll päris väike need, et milliste inverteritega sa saad siis müüa oma elektrit võrku. Ja need on, aga seal nimekirjas on 10 inverteri nime ja esialgu selliste lahenduste puhuks suhteliselt kallid, nagu mingi 1500 eurot vist oli kõige odavam. Aga autonoomsena kvaliteet maksab, et seal on, sa võid ka, ma arvan, mingisuguse 150 euroga midagi kätte saada, aga pigem, ma arvan, mingi 300-400 eurot on see. Vanna piir, et alla 300 ei osta? Ma nii ei oska öelda sulle, et seda tuleb natuke rohkem uurida. Mis see eelarve ilmamastite oleks siis? Generaatori materjalid. Et ma müün, generaator materjalid, et ma müün Eesti Energiale elektrit tagasi. Generaatori, hakkame otsast peale, generaatori eelarve sellise puhul on mingisugune 400 eurot. Materjal pluss töö? Ei. Töö on ise? Töö on areng. No kui sa paned töö ka sisse, siis mast kindlasti maksab. No ei, seda ma tean, aga ma mõtlen, et kontrolliseadmed asjad või kaablid ja... See oli ka suurusjärk
minu meelest paarsada eurot. Aga no, sa ütled, et sellega sa ei saa Eesti Energiale... Ei, see on kontroller ainult. Siis on vaja inverter ja inverter maksab praegult on kõige odavam, seal oli minu meelest 1500 eurot. Et see on mõtet. Mitu vatti? Ta on rohkem, ta on 5 või 10 kilovatti. Et noh, ta on selle jaoks üledimensioneeritud. Aga noh, mille eest meie nagu hea kostame, kui me Elektrileviga peaksime nüüd suhtlema, et nad saaksid ka mõne odavama, hea kvaliteediga, odavama, väiksema võimsusega inverteri sinna nimekirja. Sest noh, mulle tundub kõige mõistlikum süsteem, et on üks suurem selline Bigoti versioon, tuulik, mis annab sulle, noh, sa saad nii palju, kui sa saad otse tarbida, siis see on sinu sääst ja ülejääk läheb ikkagi võrku ja sa saad mingisugust raha veel selle eest. Mis on siis 10 kilovatti, 20 kilovatti? Ei, need suuremad või? Need on ikkagi jäävad 2 kilovatti piiresse. Aga noh, et see inverteri hind võiks langeda seal 500 euroni, millega võrku saata. Huvitav, need autod, inverterid on, vanasti olid ikka 500 vatini sai 500 krooniga kätte. Jah, noh see on... No jah, põhimõtteliselt võid saada. Noh, neid odavamaid Hiina omasid saab ka odavamalt, aga nad ei kesta üldjuhul. Ma olen ka paar tükki selliseid läbi käitanud, aga üldjuhul tuleb ikkagi soodsam nagu kvaliteetnast. Mis põhjus seal taga need ainult Hiina neid magneteid tooda? Sest et neil on ainukesena, Eestil on ka, aga meil ei ole vist neodüümiumit. Et need muldmetallid on neile. Ja neodüümiumit, noh, kõik tuulikutootjad, suured tuulikutootjad ostavad ka neid. Nad saavad, noh, väga suured hoovad on neil kogu taastuvenergia tulevikku suunata tegelikult. Ütled, et tasu või noh, ütleme, et suurusjärk oli, kui sa Eesti Energia müüd, oli seal 2000 pluss oli nagu see pöörlev ja tuuliku osa ilma mastita. Et siis see tegelikult tasu sul praegu on ikka päris kauges tulevikus. Jah, et kui rääkida majanduslikust mõttekusest, siis tasuvaks teeb ta see, kui sa suudad võimalikult palju sellest tuulest tulevat energiat otse ise ära tarbida. Kui sa sead oma elu niimoodi, et tuult on, pesed pesu, kütad maja vett, et sa tarbid selle kohe ära. Aga noh, et kui sul ei ole reaalselt nagu selle ülejäägiga midagi teha, siis ikkagi mulle tundub mõistlik ta võrku anda. Aga see läheb ka mingi raha eest, et sa saad nagu, sulle makstakse sellest taastuvenergia tasu ja elektrimüügitasu. Tasuvusaeg on pikk. Tasuvusaeg on pikk, aga... Maja siis on võib-olla 10 korda lühem seda. Jah. Aga igal juhul, et see väljakutse on jah, seda elektrit nagu otse tarbida. Et siis, su tasuvus sõltub sellest, et selle arvel sa säästad ju sisseostetavat elektrit. Ma mõtlesin jah selle müümise osa. Mis on nagu päris kallis. Nii, mis kujul see elekter, kui sealt otse tuleb 12-24, kas siis võib seda või 48. Seda sellena juba tarbida? Või peab see kõik siis kontrollerist ikka läbi käima? Kontrollerist ta käib läbi, mul on eraldi ka veel, oleneb mille jaoks tarbida. Siin on üks jublakas mul veel. Siin on valgus ja... Ütleme jah, et valgus näiteks. Valgus ja küte. No sa tahad ikkagi stabiilset voolu. Valgus on, sa ei taha, et valgus jõus. Aga praegu sa LED-lambid, seal on... No ühesõnaga mingisugune aku peab vahel olema. Kas või mingi väike aku, et sa saad stabiilset voolu seal. LED-lambil on kirjas, et umbes lase 10-30 volti sisse, siis on sama. No jaa, aga kas valguseredus on sama? Vist natuke muutub, aga silma nägemine läheb ära niimoodi, kui sa kogu aeg väreleva tule all. Suhaldada väga sujuvalt käib. Alalgi peab ikka olema. No ühesõnaga, seda üldjuhul valgustuse... Valguspool tuleb välja otse. Jah, siit tuleb... Dioodid vahel, Näed, siin ongi diood alaldi põhimõtteliselt selle jaoks. Siia otsa sa saaksid selle LED-lambi panna. Aga üldjuhul ikkagi võiks olla, kui see on niikuinii põhimõtteliselt olemas, siin sees on ka see alaldi olemas. Et väikene aku ja läbi aku, et siis sa saad stabiilset pinget. Et ei ole mõtet jampsida niimoodi otse. Et sa võid, sooja võib toota sellest vahelduva, ükskõik mis pinge seal on.
siis ta annab need vatid soojana kätte niikuinii. aga et noh, elektrit tarvitada, siis noh, mingisugune selline vaheaku peaks olema. Vot, veel küsimusi? Kuidas sul see järgmine laager on? Laager või? Mis see maksab? No meid esimese kursi me tegime niimoodi, et me osalejad ise maksid nagu kinni need materjalid. Et noh, siis oli, aga ikkagi see ühe kursandi kohta oli võib-olla, ma ei tea, mingi 6-70 eurot, mis maksis see kursusel osalemine. Ja seal oli noh, majutus ja kõik sees ka, me saime hea nagu, leidsime sellise hea koha Vana-Vigalas. Üks entusiast oli nõus vastu tulema ja töökoja andis meile kasutada ja kõik. Noh, kõik see tööriistade kasutamine, see on ka siuke teema. Ja aga nüüd see aasta Moostes meil toetas põlevkivi põhimõtteliselt. Keskkonnainvesteeringute keskus jagab laiali siis seda keskkonnatasudest laekunud summasid. Ja Põlva Ökofestivali toetas Keskkonnainvesteeringute keskus ja nemad nagu siis palkasid meid, et me viisime selle koolituse läbi. Ja siis oli osalemistasu oli mingi 30 eurot. Noh, sümboolne, et ei tuleks nagu niisama luusima sinna, et ikka tööd ka teeks. Muidu hästi tuulik valmis. Te tegite ühe tuuliku siis vahe peale? Jah. Kui üksi hakkad ehitama, siis õhtuti siis varu 2 kuud. Noh, see ei ole niisama, aga noh, kes ütles, et see lihtne pidi olema. Keegi ei olnud. Põlevkivi on muidugi palju lihtsam ahju ajada. Aga sulle võib jätta mingi kontakti, et kui midagi toimumas on, et siis sa saad... Või märksõna millega otsida. Jah, see sama MTÜ, et sinna me paneme kirja niikuinii. Et MTÜ Samsara. Ja meil on plaanis nagu, me kirjutasime ise ka ühe projekti Keskkonnainvesteeringute keskusele, et üks suurem asi on plaanis, aga ma ei saa välja reklaamida veel, sest nad ei ole otsust langetanud. Teha igas maakonnas üks selline. Siis saaks nagu testida ka üle Eesti neid, et kus nagu on, mis see. Aga linnatuulikud olete teinud? Kuidas? Linnatuulikuid? Jah, see ongi see, et ma tõstan selle koha peal käed püsti ja ütlen, et see on natuke vale suund hetkel veel nende tehnoloogiatega, mis ei võta turbulentseid tuuli. Ja noh, see ei ole, minu meelest see ajab pigem inimesi segadusse, kui viib neid õigele teele. Kui rääkida sellistest lahendustest, mis reaalselt ei toimi, ei ole kunagi toiminud veel siiamaani. Noh, ma ei ütle, et tulevikus ei saa õhust elektrit toota lihtsalt, aga noh, hetkel nad ei toimi. Hetkel on linnas ikkagi reaalne, on päike. Ja või siis kombijaamad väiksed kortermajade alla. Aga ma ütlen, ise ei ole katsetanud. See oli lihtsalt, et näha, kas ta ringi käis. Aga elektrit reaalselt ei tooda. Liiga heitlik on see. Kui suur vahe see on? Mis vahe? Sellega võrreldes. Tootlikkus. Või linnas saab, et ei tooda? Oota, millega, mis asi millega võrreldes? Selle tuulikuga võrrelda nüüd vertikaaltuulikut. Vertikaaltuulikust küsisid. Aga linnatuulik tähendab kohe okei. No jah. No vähem on, ma ei oska protsenti öelda. Efektiivsus on väiksem. Süürichis ma olen näinud neid, päris palju on ka installeeritud väike, või noh, mitte päris palju, aga küngaste otsas, kus on majad ja siis on sinna peale pandud, aga noh, pigem ta on selline imidži värk, et mul on nüüd tuulik ja et nüüd on hästi. Elan siin seda laia elu ja nüüd on nagu hästi. Mulle meeldib nagu ausalt asjadest rääkida, et see ei ole hästi siis, kui sa paned linnas katusele propelleri, et nüüd oled nagu. Et noh, jah, võtab tööd, aga kui on õige koht ja selle järgi teha, siis võib hea tulemuse saada. Millal te magnetit tellima hakata uuesti jälle, mingi hulgi või? Jaa, tasub koopereeruda, et nüüd kindlasti meil kursuselt osad nagu tahavad hakata ehitama, et siis eelmise aasta kursusel osteti 4 magnetit korraga nagu jah, ja siis saab, mingit soodustust saab. Jah, kas või juba transport. Et kui Hiinast tellida, siis nad müüvad konteineri kaupa, aga kui osad on Euroopasse
noh, see on reaalselt, see suurus ongi nagu nende tuulikute jaoks et sobilik, et on juba tellinud Rootsis ja Inglismaal, noh, need kontaktid on kõik olemas. Et nad müüvad ka kas või ühe magneti kaupa. Et siis on, noh, selle suurema jaoks läks 36 ja seal on 24 vist magnetit. See on siis takisti või? Jah, see on takisti. Mitu oomi see on? 2,9 oomi. Need peab 3 tükki olema või? 4 koguni. Need on nagu siis püsikoormus. See on siis, kui aku saab täis. Aku saab täis, siis lülitab selle taha. Kui palju tuulik jõus kaotab, kui ta alla tuult panna tööle, ilma sabata? Ilma sabata. Ta on ise alla tuult. Need on erinevad disainid, noh, millegipärast nad ei ole kestma jäänud, on ju. Noh, sellised disainid hetkel me ei näe neid nii palju. Aga kui sa lähed näiteks sinna samma, kus meie õppisime seda asja tegema, Hugh Bigoti juurde Šotimaale, ta võtab väga lahkelt vastu kõiki. Väga soovitan, kui Šotimaale on asja, minge sealt läbi nagu Skoreg. Et väga lahe küla. Noh, siuke, kuidas ma ütlen, selline ex-hipi kommuun, kes lagunes oma ideaalides laiali 60-ndatel ja sinna on jäänud nagu rohkem sellised individualistsemad inimesed. Noh, sellepärast neil ei ole ka mingit võrku seal tehtud, aga see toimib nagu neid seal siiamaani, et noh, paljud on ära kolinud, aga kuidagi hakkab nagu uus elu sinna sisse tulema jälle, et kolitakse nagu natuke tagasi ja kool hakkab käima ja hästi põnev nagu kogukond on seal minu meelest. Et kindlasti tasub minna, kui noh, paljud võib-olla tahavad näha seda Windhorn on ka seal lähedal. Et ma soovitaks siis võtta see tee sealt edasi ja minna sinna Skoreigi ka. Näha, kuidas vennad seal nagu teevad. Seal on niisugune? Seal jah, oli nagu üks suurem. Ta on katsetanud igast erinevaid värke ja see nagu ka toimis, aga ma ei oska kommenteerida, et kui efektiivne ta on. Siis tuulest püsimine, see probleem langeb ära? See langeb ära, jah. Aga ütleme, see võlu kaob ära, et kuidas ta siis tuulest välja tuleb. Et seda siis tuleb uuesti. Võib olla lihtsalt mingi kaigas. Jah. Ei noh, iseenesest sa võid ju ehitada ka niimoodi, et kui paned anemomeetri sinna ülesse ja kui on liiga kõva tuul, siis noh, releega lükkab need otsad kokku. Ja siis ta ongi, noh, siis ta enam ei käi. Ja kui automaatikaga. Automaatikaga saab selle ka lahendada. Aga jah, ja meil on veebis on üleval foorum, kus nagu siuksed, noh, kes hakkavad ise tegema, et seal saab nagu suhelda ja seal võib nagu seda arutada, et mis need parimad variandid on ja mis aadress on? See on samas, samsaara.ee. See on seesama elektrit saab tasuta? Ei ole. Ei, see ei ole. Kust see nimi on tulnud? Samsaara? See on sanskriti keelest.